tere, mu hea valgusetooja kanali kuulaja, vaataja. Päris kenakene aega on möödunud ja me oleme jõudnud imeilusasse maikuusse. Nagu näha, siin laual on juba lõppude lõpuks puhkenud lehed ja juba on korjatud esimesed nurmenukudki. Ja nüüd ma loodan, et te valite endale või valate endale ka tassikese nurmenuku teed, mida mina praegu teen. Ja jagan teiega seda imeilusat kollast nurmenuku teed ja samal ajal katsun siis teiega koos teha selle toreda ja mõnusa kaardiladumise, mida toob maikuu 12 tähemärgile. Ja täna tuli tunne, et teeme siis gruppide kaupa. Ehk et alustame siis täna õhumärkidest: kaalud, kaksikud ja veevalajad. Nii, kaalud, kaksikud ja veevalajad ja vaatame siis teile kõigepealt Kipperist võtmesõnad. Võtmesõnad maikuusse. Kaalud, kaksikud, veevalajad. Vaatame võtmesõnad maikuus. No väga head võtmesõnad iseenesest. Kohe number 5 ja siia alla tuli vaat selline kaart. See on nüüd nagu kaardi põhi hetkel. Ehk siis kõigepealt alustame siis sellest, et kui te olete nüüd naine, siis te olete iseenda jaoks kõige tähtsam persoon vastu vaidlematult. Kui te olete mees, siis te olete lisaks sellele, et te olete enda jaoks kõige tähtsam persoon, olete ka küps ja seda mitte vanuse mõttes, vaid sisemise küpsuse mõttes. Et kõigepealt siis selline dünaamika tuleb siit läbi, et vaadake ise siis, kas te olete naisenergias, meesenergias. Igal juhul te olete iseenda jaoks lõpuks ometi maikuus number 1. Kuigi siin on number 2, sest see on naiselikkuse energia, pehmuse, dünaamika, energia. Aga siit liigume 3, kui te leiate selle küpse partneri enda kõrvale maikuus. Näete, maikuus võivad väga paljud leida endale küpse partneri. Näete, 14 on ka 5, on ka maikuus. Siis te liigute number 2-st 3 ja siin ta näitab abielukaarti. Ehk siis, kes on olnud juba võib-olla suhtes, siis sellel on reaalne võimalus kaunil maikuul kõndida altaret või asuda siis koos elu pidama mingisuguses ühises elukohas või mis tahes formaadis liikuda järgmisele astmele, mida iganes kellegi jaoks see paarisuhe ei tähenda. Nii et see on nüüd esimene dünaamika, mida siis see maikuu ehk siis ka siis Avaloni jumalannade järgi siis Rihanna aeg toob armastuse energia tuultena teie teele, armsad kaalud, kaksikud, veevalaja. Tõeline armastuse energia on puhkenud õide, aga lisaks sellele mõnusale suhte ja armastuse energiale on teil ka tähtis teade tulemas tööalases plaanis. Mingisugune ettevõtlusalane, tööalane tähtis teade, mis esialgu võib natukene isegi teid ehmatada. See võib olla kahesugune, osadel inimestel võib ta olla mingisugune tööalane edutamine. Aga osadel inimestel ta võib olla ka hoopis uus tööpakkumine või siis võimalus vanast kohast lahkuda, kui see ei ole olnud see valik või viimase aja parim valik teie jaoks. Nii et sellised märgusõnad on väga vahvad, mis siit välja tulid. Vaatame kohe, mida siis Juura oraakel, mida minu imetabane Juura oraakel, mida te veel saate osta Apollo raamatupoodidest. Tõesti on jäänud veel viimased eksemplarid, see tiraaž on läbi möödud. Ehk siis vaatame, mida Juura oraakel siia kõrvale teile ütleb.
näete, sellele kontserni sõnumile ütleb ta kõrvale seda, et kui siin peaks olema teil teade, et vaja on lõpetada töösuhe, siis siin oleks vaja nüüd natukene erapooletumat nõuandjat kõrvale, sellepärast, et võib-olla te ise, kas siis suures eufoorias, võib-olla mingisuguste toredate sündmuste eufoorias, ei näe võib-olla kõiki aspekte nii selgelt. Lihtsalt seetõttu tuleb siia väike selline nõuandekaart. Küll aga öeldakse teile, et sa oled kaitstud ja hoitud. Ära pelga raskusi, ära kahtle. Ja 3. juuraoraakli kaart on see, mis ütleb, et ära tee midagi vaid põhimõtte pärast, mõtle järele, kas see on see, mida sa päriselt tahad, ehk et kas see on sinu südame soov. Ja siit tuleb jälle 10 ja 40 on 50 ehk siis 5, taaskord maikuus tulevad ja jälle 2 + 3 on 5, ehk siis tegelikult väga vahvad sündmused, et ka selles mõttes vahvad, et juhul kui see võib-olla natukene ehmatab see teade, nagu me sellelt naiselt siit kehakeelest lugeda võime, et võib-olla natukene nagu ehmatab, siis tegelikult lõppastmes on see üks ikkagi oluline samm elus ja ilmselt see teate ju, et kui üks uks sulgub, siis alati teine uks tuleb lahti. Ja tundub ka, et siin lisaks sellele, et erapooletu esindaja tuleb otsida, see on ennast ammendanud ka, tühi raam, see koht võib-olla on ennast juba ammendanud. Nii, aga vaatame, mis siis kuldne taro ütleb, opa. Nii, kuldne taro ütleb, et tuleb jättagi selja taha maikuus jäävad need samad mured, millega iganes nad siis seotud on. Aga nüüd te saate nendest lõppude lõpuks lahti. Et see on nagu hästi oluline aspekt ja näete, täht on selline, kuidas ma ütlen siis, lootuste kaart, uutele horisontidele jõudmise kaart. Võib-olla on see teie jaoks kas 17. mai äkki või mingisugune selline kaunis aeg, mis teie jaoks on oluline, aga jälgige siis 17. maid ja vaadake, mis tuli ka maailmakaart. Ehk siis sõna otseses mõttes maikuus saab mingisugune asi heas mõttes lõpu. Et kui see on ka töösuhe, mis saab lõpu, siis see on igal juhul teile kasulik. Võib-olla ta hetkel ei näe seda kasu, aga see kasu on kindlasti teie jaoks olemas. Ja samuti saab ring täis ka mingisuguses kaua oodatud suhteformaadis, tundub nii, ja vaadake, mis tuleb siia kõrvale. No siin on täiesti dubleeritud armastuse energia, fantastiline kaalud, kaksikud, veevalaja. Lõppude lõpuks hakkab pihta teie kaua oodatud suhtes tõelise armastuse energia aeg. Ja no mis siis muud, kui vaatame siis romantikainglitelt siia juurde, romantika ja armastuse inglitelt, et kas nendel on midagi veel lisada siia, mis niigi on juba rõõmusõnumid. Nii, siia on lisada ainult seda, et lööge ennast lille, nagu see esimene kaart, kus on roos, kus te olete löönudki ennast atraktiivselt lille ja te olete nagu õigel ajal õiges kohas ja naised, pidage siis meeles, kandke kleite, kandke seelikuid, olge naiselikud, looge seda naiselikku energiat enda ümber, looge seda fluidumit, olge oma parimais energiates, sõltumata vanusest, sõltumata kohast, aga otsige endas ülesse ürgne naiselikkus, mis aitab teil peegeldada seda empaatiat, armastust, ligitõmbavust, mida kõike ja luua loomulikult muljeid ja ise olla avatud armastusele, sest armastus on teinekord ka selline segadust tekitav, segaseid elamusi ja segaseid emotsioone tekitav nii-öelda emotsioon,
ja näete, millega see lugu ikkagi lõpeb teie jaoks. Mingisugune pakkumine tuleb ja kuna siin tõesti on küsimus kaks ühesoolist kena naisterahvast on pildil, siin võib olla ka tegu, igaüks teeb iseenda jaoks selgeks, kas see on armusuhe või on see tööalane suhe, eks ole, nagu me näeme, võib-olla on mingi pakkumine. Igal juhul teile on maikuus oodata meeldivaid üllatusi nii tegemistes, töö tegemistes kui armastuse vallas. Nii et kaalukaksikud veevalaja, palju õnne! Väga äge mai! Võtke ta siis täiel rinnal vastu! Tere mu head jäärad, lõvid ja hamburid! Nüüd on teie kord. Teilegi vaatame, mida toob maikuu, tulemärkidele, jääradele, lõvidele ja hamburitele. Esimene kaart, mis tahtis kohe tulla, oli siis community ehk siis maikuus on teie jaoks hästi oluline seltskond ja kommuun või sootsium, kuidas keegi tahab seda nimetada, nii-öelda suhtluskeskkond, kus te olete, saab olema teie jaoks hästi oluline. Ja vaatame, mis see teine kaart siia juurde tuleb. Mingisugune selline teelõik, mingisugune teeots tuleb valida, kuhu nüüd edasi liikuda. Vaatame, mis valiku eest te siis nagu seisate või mida te no palun, väga uskumatu. Kui te tõesti juhtusite vaatama ka kaalude kaksikute veevalajate ladumist, siis sinna tuli samamoodi välja see kaart, mis on nagu superkaart iseenesest, kui siin oli nüüd, vaadake, jäärad, hamburid, lõvid. Kipper ütleb teile seda, et teil on valikus kindlasti nii-öelda selle partnerlussuhte puhul õige valiku tegemine, sest keegi selline natukene nagu võib olla selles seltskonnas teie jaoks selline võlts persoon, võib-olla natukene looritatud hoiaku, oleku ja väljendusega isik, kes tundub, et natukene nagu tahab, ei ole väga otsekohene, kas ta siis kannab maski või on tal suu ees lehvik, mis tähendab seda, et ta võib-olla ei taha kõike näidata, mida ta täpselt teab, mida ta täpselt teile tegelikult peegeldab. Ehk siis vaadake oma kommuunis, sootsiumis ringi, kus te suhtlete, et teid ümbritseksid kõik kenad ja ausad inimesed ja läbige see teelõik sinna valguse poole ja ilmselgelt on teie asjad ehk siis valikud seotud suuresti just inimsuhetega. Ei pea olema armusuhe, see võib olla ka inimsuhe lihtsalt. Ja marriage ei pruugi olla see, et peate ilmtingimata altari ette minema või lähete mehele või võtate naise. See võib seda olla, aga see võib olla ka seda, et te näiteks lähete mingisugusel suhtlustasandil järgmisele astmele, kui teie töökaaslasest võib-olla on saanud teie sõber või vastupidi, te lähete sammu tagasi, otsustate, et see inimene on teie jaoks vale ja te pigem teete selle valiku, et te lähete natukene, astute sammu tagasi ja ütlete, et hästi, tore oli koos veedetud aeg, aga ma valin edasi minna ilma sinuta. Ka see on variant. Samuti, kes on paari suhtes, nendel on kindlasti uude nii-öelda astmele astumise aeg, ehk siis suhe läheb uude levelisse. Kui te olite kooselus, võib-olla siis tuleb abielu. Kui te olite lihtsalt tuttavad ja kirjasõbrad, võib-olla on aeg kohtumisteks maikuus. Igal juhul sootsiumis ja rahva hulgas te tunnete ennast, armsad hamburid, lõvid ja jäärad, väga koduselt selles maikuus.
ja eks te vaadake ise neid numbreid, mis nad teile siis ütlevad. Kindlasti on 8 üks number, võib-olla on 8. mai juba, sest 3 + 5 on ka 8, aga samas 3 on 3 korda esindatud. Juba nii-öelda tänasest hakkavad väga olulised muutused aset leidma ja samuti 35, 39, kas see on nüüd mingi vanus või on see ka teie jaoks mingi oluline number. Jälgige siis, sealt saate vastuseid. Ja nüüd vaatame siia. Näete, juuraoraakel tuleb siia veel ühe 3-ga lisaks ja tõesti, pigem nagu on nii, et näete, kokkuleppimine selle mis tahes isikuga, kes ei ole võib-olla kõige siiram, on ainuõige lahendus ja tagab pehme maandumise. Et pigem nagu jah, isiklikul pinnal tekib teil mingisugune võib-olla nii-öelda siis otsade kokkutõmbamine mingis aspektis. Ja vaadake, neid 3 ei lõppegi otsa. Teate, ülestõusnud meistrid on teiega, te vaadake, millised 3: usk, lootus, armastus. Ühesõnaga, kui siin tekib küsimus, et et kas ma nüüd ikka liigun edasi näiteks selle partneriga, kellega ma tahan minna, äkki siin on mingi 3-nurk, siis see tähendab seda 3-nurk suhtes, te lahendate selle ära, te lepite selles kokku. 3, 3, 3, eks ole. Usk, lootus, armastus on see, mis maikuus kindlasti ruulib ja kindlasti võimendub, sest just Avaloni jumalannadest Rihannon on see, kes annab tuult tiibadesse just armastuse energial. Ehk kui teie suhe baseerub armastusel, aususel, teineteise mõistmisel, lugupidamisel, siis see kindlasti võidab. Usk, lootus ja armastus. Usku ei tohi ainult kaotada. Kuigi praegu on patiseis ja tuleb ja jälle 1 + 2 on 3, uskumatu. Et just tänaga juhtute vaatama seda, eks ole. Et kuigi praegu tundub, et on patiseis, aga asja tuuma pead tabama. Sa ei näe praegu sisu, sa oled liiga pimestatud loodud kuvandist. Võib-olla on siin see, et sa, hea vaataja, kes sa siin vaatad, võib-olla sa oled liiga vaimustatud sellest persoonist, et sa ei näe, et seal kõrval on ka 3. isikuid. Ka see on variant. Ja 30%, kui me 3-st siin räägime, eks ole, vaatajatest, see on ju üldladumine. Ja vastupidi, kui sa oled natukene võib-olla liiga omandihimuline, võib-olla liiga armukade siin kõik, kes on võib-olla 35 või 35. sündinud või 35-aastased või 38-9-aastased, teil võib olla selline asi, et te olete võib-olla liiga pimestatud sellest partnerist ja nagu ei usu. Ja siis, kui tekib patiseis, siis te hakkate asju selgemalt nägema ja keegi võib-olla teie seltskonnas siis nagu avab teie silmad. No igal juhul asjad tuleb selgeks rääkida ja siis ei ole mitte midagi pabistada, vaid vastupidi. Nagu te näete, kui on marriage'i kaart, siis ainult paremaks saab minna. Vaatame, mida ütleb veel kuldne taro siia juurde. Nii. Kuldne taro ütleb, siin on tõsine nii-öelda rahvaste paabel, ma ütlen teile, et kui te ise olete tulemärgid, siis siin on teie seltskonnas, ise enda figuur võite olla siis sauade rüütel, eks ole, võite te ise olla. See ongi vanus 35–39 ja ei pruugi olla nüüd, ei pea kinni jääma soosse, et nüüd meesterahvas olema, te võite olla ka täiesti naine. Selles vanuses, et just selles vanuse sihtgrupp, aga teie ümber on sellised kaalukaksikud veevala ja inimesed, kes teid palju aitavad ja kellega te võite ka hästi suhelda, sest kommunikatsioon on maikuus teie jaoks ääretult oluline ja võib-olla need inimesed, mõõkademasti inimesed ehk siis kaalukaksikud veevalaja, kes siis on sellise vaheda ja kaalutletud mõttemaailmaga, need võivad teie impulsiivsust natukene talitseda. Ja vaadake, mis on huvitav, patiseisust te tulete välja võitjana ehk siis maikuu. Te saate nagu mingisuguse kuldmündi. Müntide äss ei ole mitte ainult raha, vaid ässad on alati uued algused. Ehk siis kui ka mingisugune patiseis siin oli,
ja kompromiss saab nüüd tehtud, pehme maandumine saab võetud, siis kõik uued algused on nii-öelda maikuus võimalikud, ise valite ja vaata, mis romantika, näed, romantika ja ingli taro ütleb siis seda, et lisaks kõigele, kui siin tundub, et võib-olla see suhe saab ammendunud, siis te liigute ja võimalik, et leiate hoopis mingisugusest ööklubist või siis peolt, igal juhul kuskilt nii-öelda olengult hoopis uue partneri, kellega te nagu tõusete lendu nagu liblikas ja leiate uue armastuse. Kas see on maikuus täiesti võimalik teie jaoks? Ja näed, igal juhul on nii, et keegi, keda te väga-väga soovite oma ellu, keda te väga-väga ootate oma ellu, see igal juhul tuleb ja teie võlu ja teie karisma, teie sära, positiivne ellusuhtumine on see, mis tõmbab neid partnereid ligi, kellel tõesti on vaja. Ja vaadake, siis te tähistate mida? Siis te tähistate armastust, usku, lootust, armastust, näete. Nii et ausalt öeldes maikuu on ka jääradele, lõvidele ja hamburitele üks mõnus armastuse kuu. Nii et tuld kardemariinid, nagu ütlevad klassikud, ehk et tehke oma valikuid arukalt, vaadake hästi hoolega, milliseid sildu põletada ja milliseid sildu ületada. Ja mina soovin teile siis vahedat mõistust, sooja südant ja väga mõnusat maikuud, armsad hamburid, jäärad ja lõvid. Tere, mu armsad kalad, vähid ja skorpionid. Vaatame, mida toob teile maikuu. Vaatame, mida toob teile see armastuse jumalanna kuu ehk siis maikuu. Nii. Ja jälle nagu oleks eelmisest ladumisest üks kaart üle tulnud, see on nagu huvitav, et eelmistele tuli eelmisest ja teile tuleb nagu eelmisest kaasa, et see tähendab seda, et kui on huvi, siis võite vaadata ka nii-öelda eelmist ladumist, mis siis need tähendused täpselt on. Nii, teie puhul on nüüd niimoodi, et teie maikuu on seotud asjaajamistega, töiste asjaajamistega ja tegelikult on niimoodi, et siin osadel inimestel on tegemist ka mingisuguste ametlike asjaajamistega. Kohtumaja ei pea alati tähendama seda, et teil on just mingisugune kohtuvaidlus käsil, küll aga see võib seda tähendada. See võib olla tööga seotud, mingisugune töövaidlus, aga võib olla ka mingisugune isikliku laadi vaidlus, kas siis ühisvara jagamine või mingisuguste muude maade jagamine, kinnisvara jagamine või laste hooldusõiguse jagamine. Igal juhul, mida siis teile nagu öeldakse, on see, et see asi, mis iganes te maikuus siin ajate ja tajute nagu sellist natukene nagu sellist keerulist energiat, enne seda olete nagu tajunud, eks ole, siis tegelikult õnn tuleb ja äkiline õnn pöördub äkiliselt, nii et te nagu ei oska seda oodata ja järsku teile tuleb abi sealt, kus te seda kõige vähem ootate. Siin võib olla isegi see, et see inimene, kes tundub teile täiesti vale, võib hoopis osutuda selleks, kes teile abi osutab. Nii et põhimõtteliselt teil on maikuus tõesti, kui on vaja midagi siin asjatada, siis te võite seda julgelt teha. Kui te teete tarku ja arukaid otsuseid, siis te saate, uskumatu, kuulge. Kas te näete, mis praegu tuli Juura oraaklist välja? See on täitsa uskumatu lugu. Et siin on nüüd niimoodi, et
tõesti, väga paljudel on tegemist mingisuguste juriidiliste asjaajamistega ja teist korda tuli isegi välja kohtumaja kaart ja siin tuleb see, et sul on valida kohtutee ja kohtuvälise lahenduse vahel, kui tahad õiglust jalule seada. Ära unusta, et kompromiss on alati hea lahendus. Vaat nii nagu ma ennem ütlesingi, et kompromiss, eks ole, tuleks võib-olla kõigepealt kaalumise alla võtta, aga mingisugused juriidilised asjaajamised on ja siin öeldakse seda, et otsi endale erapooletu esindaja, muidu sa rapsid tühja. Ja kindlasti hoia eemale juriidilistest asjaajamistest, kui sa ei tea, kuidas asjale läheneda. Ehk siis mõte on nagu selles, et kui endal puudub juriidiline haridus, siis kindlasti tuleb võtta endale mingisugune erapooletu esindaja. Vahest tundub ka ikkagi niimoodi, et ma saan hakkama, et pole pointi nagu võtta. Siis tegelikult siin juristina ma võin öelda, et tegelikult ikka on küll ja seda ühelt poolt ja teiselt poolt ma võin ka öelda seda, et õigusmaastikul surfamine ilma erialaste teadmisteta ei pruugi alati tähendada totaalse usalduse korralgi head lõpptulemust, sellepärast et kohus on alati erapooletu, kohus seisab alati keskel ja üritab alati teha sellised lahendid, mis oleks kõige õigemad ja kõige õiglasemad, aga seal on ka inimfaktor, nii et ikka enda tagala tuleb ise ära kindlustada alati. Ja muidugi siin öeldakse nagu teist korda tuleb, te olete natuke kare, võib-olla nagu kaktus, eks ole, või siis on nurgad liiga jäigad, et mis see tähendab seda, et te võib-olla olete oma õigustes nagu liiga kindlad. Ja siis sellest tulenevalt, kui te olete nagu nii kindel, et minul on õigus ja ma pean vaidlema nui neljaks, eks ju, siis tegelikult juhtub niimoodi, et kui liiga jäik oled, siis ei pruugi libedalt minna. Ja vaadake, number 23 on teil oluline, jätke siis meelde. 23 on teil mingisuguse tähtsa asjaga tegemine. Ja muidugi ega see kohtumaja nii-öelda ladumistes, kuigi siin on otse öeldud, on kohtumaja, aga siia alla lähevad kõik muud riigimajad ka. Et eks te vaadake ise, kes on avalikus teenistuses näiteks, võib-olla teil on seal oma tööasju vaja ajada, kes on võib-olla kuskil haiglates, hooldekodudes, kus iganes, võib-olla teie peate keskenduma sealsele asja ajamisele, oma nii-öelda tagala kindlustamisele eelkõige ikkagi ise, eks ole, ja tegema siis nii-öelda arukalt koostööd spetsialistidega. Et selline lugu on siis vähkidel, skorpionidel ja kaladel. Aga vaatame, mis juuraoraakel siia juurde veel ütleb teile. Ei, see ei olnud juuraoraakel, kuldne taro. Kuldne taro ütleb siis kõigepealt seda, et moel või teisel teile tulevad uued algused. Igal juhul tahtis 5. kaart ka tulla. Ühesõnaga see, mis teid enam ei teeni ja mis teid enam ei rahulda, ükskõik millises riigimajas või ametlikus asjaajamises te olete olnud, see igal juhul saab nüüd oma lõpu. Ja lõpu siis just nimelt nii, et kui te teete siin, teil on valikute kaart, näete, siin on see tuli selle seebi alla, kus on need teravad nurgad. Ja siin on siis 7, eks siis 7. maist võib-olla hakkate juba valima oma 7 valiku hulgast, mis teid siis kõnetab, millised need valikuvariandid on, eks ole. Et mõte on selles, et selle kaktuse alla tuli siis ka see mõõkade rüütel ja siin nagu on võib-olla see väike manitsus see, et ärge siis igal juhul selle mõõgaga nagu rapsima liialt minge. Üritage ikkagi leida endale esindaja, kui te olete mingis muus riigimaja, siis seal mingi hooldaja, näiteks kui te olete hooldekodus, keda te usaldate, küsige tema käest võib-olla nõu või abi ja siis äkiline õnn saabub ja saabub uus algus, näete, sauade äss on alati uute alguste
äss ja see sauade äss on just nimelt ettevõtluse ehk siis vot seesama sootsium, riigimajad, kohtuvaidlused, mis iganes. Et pigem nagu ta on just selline ettevõtmistes uute alguste aeg, aga kui me siin vaataksime, et meil oleks nagu suhtega midagi, no seda me kohe vaatame, kas on või ei ole, aga tundub, et praegu nagu ka vähkidel, kaladel ja skorpionitel nagu suhetega nagu otseselt siin sellel hetkel nüüd tähtsamad on teised asjad, ütleme nii, ega need suhted kuskil ei kao, kui nad on, küll nad siis on. Aga vaatame korra, mida armastuse oraakel ja see siis ütleb sellele veemärkidele, et siin on nagu selline kiirtee ja tegelikult see tuleb nüüd endale ise luua, oma kiirtee. Ja teil on kogu aeg nii kiire, et tegelikult öeldakse niimoodi, et nüüd tuleb leida aeg, et olla koos. Noh, siin näitab ka see mõõkade rüütel, te olete ilmselt rapsinud siin nii palju nagu neid asju ajada, siin on ju ka mõõkade kuus. Tegelikult siin on see sama koht, et võtke nüüd see armas inimene, pange ta paati ja minge sõutke temaga teise kaldale, täpselt nagu siin, et leidke aeg olla oma armsate inimestega koos. Kui te ei saa nendega koos olla, olge nendega suhtluses. Õnneks on meil 21. sajand, kus me saame suhelda armsate inimestega, kes loovad positiivseid emotsioone. Ja näete, siin tuli väga huvitav lugu, et kuigi see on armastuse ja romantika oraakel, siis ta tegelikult tuli siia kohtuvaidluse jadasse, kus siis mingisugune asi saab otsa. Me saame panna 1 + 1 kokku ja öelda niimoodi, et kui teil oli kohtuvaidlus seotud siin abielu või ühisvara või laste, mis iganes suhetega, siis ega kõik uksed ei ole määratud avanema. Mõned uksed võivadki jääda kinni. See tähendabki seda, et siin tuleb see võib-olla kompromissiga asi ära lõpetada ja panna see ukski kinni ja sellega rahu majas. Ei olegi mõtet nii-öelda peaga vastu seda kinnist ust joosta, eks ole. Ja vaadake, siis hakkab sädemeid lööma. Ehk et hoidke oma meeletergud. Et kuigi tundub, et teie maikuu on natukene võib-olla problemaatilisem, võib-olla natukene murettekitavam kui võib-olla teistel tähemärkidel siin oli, eks ole, siis siiski hoidke oma sädemed ikkagi nii-öelda säramas ja siis te tegelikult saate ka armastuses neid õnne ja noh, kuidas ma siis ütlen, kõhus neid liblikaid tunda. Ja vau, muideks, just nimelt taking your relationship to the next level, one step at time. Ehk siis, kui te praegu ei saagi nii väga selle uue suhtega, kui vana suhe on just lõppenud, eks ole, tegelda, siis tegelikult teile tulevad uued algused ja teil on täiesti võimalik, jällegi ärge võtke seda kaarti 1 ühele, et te kohe hakkate nüüd naist võtma või mehele minema, aga maikuus on võimalik luua täiesti vilja kandvale alusele uus paari suhe ja alustada täiesti algusest. Et kui teil on näiteks olnud mingi sõbrasuhe ja te olete tundnud, et te tahate luua uut algust, siis te saate seda teha. Kui te olete oma partneriga näiteks olnud koos elus, aga te tahate liikuda abiellu, siis te saate seda teha. Kui te olete olnud pigem nagu võib-olla siin kuskil Eestimaal, looge oma kiirtee, kui te olete unistanud, et partneriga koos minna välismaale, kas siis elama või reisile või mida iganes. Ka siin tuleb teile äkiline õnn ja abi ja toetus, kui te hoiate enda meeled erksad, kui te olete positiivsed, kui te näete, et see klaas on ikkagi pool täis, mitte pool tühi, vaatamata sellele, et teil siin natukene rinda pista tuleb probleemidega, siis nagu öeldakse, lõpp hea, kõik hea ja õnn on ikka teie enda teha. Et selline sai siis ladumine nüüd vähkidele, skorpionitele ja kaladele. Aitäh teile, järgmise kohtumiseni!
tere, mu armsad neitsid, sõnnid ja kaljukitsed, mu head maamärgid. Järg on jõudnud teie kätte ja nüüd vaatame, mida maikuu toob neitsitele, sõnnidele ja kaljukitsedele. Kõigepealt vaatame Kipperist siis need võtmesõnad, mis tulevad. Väga huvitav, väga huvitav. Täitsa põnev, kas te teate, et 3 grupil on olnud see false person ehk siis mingisugune ebasiiras isik teie ümbruses, nii et ka teil on, head neitsid, kaljukitsed ja sõnnid, mingisugune persoon, kelle te võib-olla üsna ruttu nüüd paljastate, et kui te nüüd vaatate, et teie ise olete muidugi keskmes, ehk siis maikuus te saate väga paljugi küpsemaks. Maikuus te saate ka sisemiselt küpsemaks, saate paljudest asjadest palju paremini aru, nagu roosad prillid kukuksid eest ära ja teisalt võib teie ellu tulla või seal juba olla teist oluliselt küpsem naine, kes saab ja võib olla teile toeks ja abiks, mis iganes küsimust te soovite lahendada. Ja tundub, et siin on mingisugune selline küsimus, kus mingi tööalane teade tuleb kuskilt töökohast või kontsernist või ettevõtlusest või kui teil on oma ettevõte, siis seal tuleb tegeleda millegiga, mingisuguste paberi asja ajamistega. Ja tegelikult lisaks sellele tuleb teil ka veel armastus maikuus. Ja seda juba 15. mai paiku. Ehk siis tuleb küpsus, selgus selles armu suhtes, kus te praegu olete või kuhu te liigute. Kuigi keegi on üritanud seal hullult vett segada ja teil on tekkinud nagu võib-olla pisut selliseid küsimärke enda jaoks, et kas ja kus ja kuidas siis ikkagi suhtuda sellesse, siis umbes 15. mai paiku et teil nagu kuppel lendab pealt ära ja te nagu saate aru põhimõtteliselt, kus kivi all kõik need vähjad nagu peidus on põhimõtteliselt. Või et tegelikult te leiate selle tee, selle imearmsa armastuseni, kus on siin näete 2 tuvi ja kaunis skulptuur, kus on armastajate kallistused. Nii et see on ka loogiline, sest maikuu ongi meil mis Avalani Jumalanna Rihannani armastuse kuu ja armastuse energia on õhus ja täiesti selge, et ka sellistel maistel persoonidel see on. Juura oraakel ütleb mida? Ütlebki, et tegelikult siin mingi tööalane patiseis, kas siis tööalane või on see siis nüüd mingisugune armastuse teema, eks me seda vaatame. Aga pärast sellest armastuse ja romantika oraaklist, siis me saame juba täpsemalt aru, aga praegu ta tuli selle kontserni kaardi alla või selle asutuse või ettevõtluse või töökaardi alla põhimõtteliselt nagu. Ja seal on teil mingisugune patiseis. Ja 14 tuleb teil teade, aga see 12, see patiseis avaldub juba kuskil 12. mai paiku. Mingisugune seisak tekib. Ja tegelikult siin võib-olla on isegi soovitus, et kas on mõtet oodata seda 14. Võib-olla tuleks juba midagi kokku ära leppida, kui seal on mingisugune probleem, mis vajab lahendamist. Sest tegelikult on niimoodi, et kui te kaalute siin mingisugust kohtuteed või vaidlust või ametlikku asja, siis siin öeldakse niimoodi, et parim lahendus on kompromiss. Sest muidu sa kaotad rohkem kui võidad ja vaidlus tegelikult ei vii mitte kuskile. Ja siia lisaks tuleb veel tolmuka kaart, mis ütleb asja tuuma pead tabama. Ja sa ei näe nagu seda sisu, sa oled liiga pimestatud loodud kuvandist, näed. Siin on mingisugune võltsisik. Siin on mingisugune võltsisik, kes loob mingisuguseid illusioone, et teie armsad neitsid, kaljukitsed või sõnnid ei näe asja tuuma, vaid näete seda ilusat kuvandit, mida on teile üritatud luua. Aga tegelikkus on see, et kui on tahe, on ka tee ja tuleb otsida kompass ehk suunanäitaja.
et tasub, nii nagu ma siin rääkisin, et ma võib-olla tõstaks need ringi, kui ma ütlesin, et siin on mingi küps naine, võib teile anda nõu, siis põhimõtteliselt siin on, see ei pea olema naine, see võib olla ka küpsem meesterahvas, igal juhul küps energia, kes on asjaga rohkem kodus või asjas rohkem sees, kui me räägime, et see on juuraoraakli soovitus, siis ilmselgelt, kui on tegemist juriidilist laadi küsimuse lahendamisega, vabandust, siis tulebki võtta juriidilise eriharidusega esindaja ja siis ongi teil teeots käes. Ja mis nüüd puudutab seda armusuhet, siis siin on usk, lootus ja armastus. Ja ära kaota usku, looda ja armastus on lahenduse võti. Ehk siis mingil 30%, 33% nüüd ei ole see mitte töösuhe, vaid on mingisugune kolmnurksuhe, mingisuguse kolmanda isikuga, kes on seal teie suhte vahel või tahab sinna vahele tulla. Ja ühesõnaga, teie peate säilitama oma usu, lootuse, tabama asja tuuma, miks ta seal vahel on, millised on tema tegelikud eesmärgid, millist kasu ta võib-olla soovib seal teie suhtes koos olles, eks ole, ja nii edasi, nii edasi. Ja kui te selle asja ära tabate, siis te tegelikult liigute ka lahenduseni. Nii, ja nüüd vaatame, mida ütleb siis kuldne taro siia juurde. No nii, maamärkidele omaselt ütleb ta väga huvitavalt, et kõigepealt teil on muidugi see asi, et te natukene nagu hoiate või klammerdute liialt. On see nüüd see teie persoon, kellesse te nagu klammerdute liialt ja hoiate teda, üritate nagu endale hoida, või hoiate te mingisugusest ettevõttealasest või tööalasest tööotsast või kuskilt nagu kinni, eks ole, kus te jõuate lõpuks patiseisu, sest nagu juures olevalt pildilt näha, te ise olete see kena, tark inimene oma müntide 9. Noh, see paratamatult räägib sellest, et teie kinnihoidmise taga on materiaalne kasu. Kas te hoiate nüüd kinni partnerist, kes on võib-olla materiaalselt siis kindlustatum kui teie, või te hoiate konkreetselt mingist töökohast kinni. Siin öeldakse niimoodi, et te olete liiga jäigalt jäänud istuma sellele toolile, on see suhtetool, on see töötool, mis iganes. Andke õhku vahele. Sauade 8 on selline hästi kiire kaart. Ja kuna ta tuli sellesse armastuse ritta, eks ole, armastajad, siis tuli usk, lootus, armastus ja nüüd tuleb ka sauade 8, mis omakorda ongi, ütleme niimoodi, selline kire ja kiirete liikumiste kaart, siis ühelt poolt pange need kired enda kasuks tööle. Vaadake ise, kuidas te saate mõjutada oma kirgi nii, et nad toovad teid sellest nii-öelda seisvast vehest välja. Et väärikaks te jääte niikuinii, selles ei ole probleemi, aga muutuseid te võiksite juba hakata ellu viima 4-st 8, siin 4, 9, 8, eks ole, 4-st 9-ni võiks asi hakata juba liikuma ja kui 12 on ikka veel patiseis, siis põhimõtteliselt katsuge juba kokku leppida, otsige mingisugune esindaja, mingisugused muud lahendused, on see siis paarisuhe, armusuhe, töösuhe, mis iganes. Liikuma peate, see peab liikuma, te ei tohi klammerduda, te ei tohi jääda neitsile, sõnnile ja kaljukitsele omaselt nagu paigale, sest et teie olete aeglased märgid, teie analüüsite, teie mõtlete ikka, ei tea, kui ma nüüd ikka siin hakkan liiga rapsima, mis see mulle toob. Siin tuleb soovitus see, et ärge kaotage usku, pange oma analüütiline mõistus tööle, teil on teda küll ja veel, aga liikuge edasi. Ja vaatame, mis siis armastuses. Näed, ja armastuses on nüüd selline asi, et te saate väga ilusasti oma soovunelmat täide viia. Keegi, keda te olete endale unistanud, oodanud ja lootnud, tulebki, kallid maamärgid, teie ellu.
tuleb teie ellu ja te saate tähistada armastust, tähistada selle inimesega elu, kes teile on kõige tähtsam. Te saate puhata, lõõgastuda, relaxida, leida väikesi armsaid rõõme nendes mingisugustes muremomentide vahel, eks ole. Ja loomulikult te saate maikuus tunda sügavat truud armastust, sügavat nii-öelda armastuse puudutust, ühendust ja väga sellist, kuidas ma siis ütlen, säravat, kirgi köitvat, hästi mõnusat sellist vaibi saate te maikuus. Kui te seda välja kiirgate, siis ei ole absoluutselt mingit kahtlust, et te seda saate. Nii et aitäh teile, armsad neitsid, sõnnid, kaljukitsed. Soovin teile mõnusat maikuud ja järgmiste kihtide kohtumisteni.